nagu ma ei oskaks nagu valida praegu. Ma ei oskaks kohe niimoodi koha pealt öelda, et missugune on kõige parem nurk, mida leida. Äkki ei nagu, ma ei tea. Ma välistaksin äkki selle nurga siin, et seda nagu pole hetkel veel. Selle esimese punkti puhul ei ole nagu mõtet leida. Point peitub selles, et kui me näiteks leiame selle nurga siin, siis mis siis? Viis, 4. Okei. Kui me leiame selle nurga siin, siis me saaksime edasi leida koosinusteoreemi kaudu seda BD külje. Raske on teil võib-olla näha, et kuidas me saame selle nurga abil selle BD külje. Seda lahenduskäiku on nagu raske näha, aga võtame sammu haalal. Aga siin puhul selles ülesandes mul on niisugune tunne, et koosinusteoreem on jälle see kuningas, nagu see ideeline kuningas, et koosinusteoreemi oskamine tuleb kasuks. Mul on tunne. Ilmselt võib-olla on siin mingeid paremaid viise ka, aga kas keegi oleks nii lahke ja ütleks mulle mingisuguse arvutuse, et kuidas me selle alfa nurga näiteks kätte saaksime? Ma ei tea, kas me oleme koosinusteoreemi nii pidi varem teinud. Võib-olla teen väikse meelde tuletava. Oletame, et siin on näiteks A, B, C ja nurk alfa. Siis koosinusteoreem kõlaks nii, et A ruudus on B ruudus pluss C ruudus miinus 2. Oi, võite A, kus see on? AC või 2 BC koosinus alfa. Koosinusteoreem kõlab niimoodi. Noh, Robert, mis sa siis teed? See on nüüd see DCB, see kolmik, mis see sulle on? Ma pigem mõtlesin ABC. Et see külg AD või see AB, ta on meil teada. See on see 8. AB, vähemalt ülesande tekst ütleb, et see AB on 8. No ju siis on ka. Ei hakka vaidlema vastu, et kas AB on 8. Aga see koosinus olendab teistsugune. mida? See koosinus olendab teistsugune. What you mean teistsugune? No ma ei tea, B-d ja C-d. Nagu B, C. Või no seal on, No hetkel me saame kasutada seda koosinusteoreemi valemit selles suures kolmnurgas, see A, B, C. Kõik tema küljed on teada, A, B on 8, B, C on 4 ja A, C on 6. Ehk siis kõik need küljed A, B ja C, need on kõik teada. Ja, ma mõtlesin meil muu peale. Et see on siis 6 ruudus. Jah. Võrdub 8 ruudus pluss 4 ruudus miinus 2, 4 korda 6.
kaheksa see on B korda. üleval. mida? see on üleval on B ju, selles olemas. või ma ei. seal valemis, kas see on B või? siin on B jah. jah, siis peaks ju seal ka olema B. ongi ju. jaa, oi, ma jälle asja. sul on ka nätsu vaja. siis on koos korda A. jah. koos alfa. seega põhjus, miks mulle see asi nagu meeldib, on see, et siin on ainult üks muutuja, ehk siis alfa on see nagu, mida me ei tea selles ülesandes. ta on ainukene asi, mida me ei tea. seega me saame selle võrreldi ära lahendada alfa kättesaamiseks. siin on 36 võrdub siis 64 pluss 16 miinus 16 miinus 64 või? 16 vist peaks olema 64 koosinus alfa. ma näiteks toon selle 64 koosinus alfat vasakule poole võrdusmärki ja kõik arvud viin paremale poole. siin on siis 70 ja 80 jääb vist 44 või? igaks juhuks peab kalkuga kõik üle kontrollima. Õnneks eksamil on teil kalkulaator olemas, seega neid arvutusvigu võiks tulla võimalikult vähe. aga noh, eks neid ikka tuleb. nüüd siis jagan selle 64-ga läbi. saan, et koosinus alfa on võrdne siis 44 64-ndikku. ning see, tänu sellele saame selle nurga kätte. arkus koosinus 44 64-ndikku. eks see vahevastuse ümardamine ei ole eriti ilus asi matemaatikas, aga see on lubatud. aga ma ümardaksin siin päris kaugele. Öelge mulle, kas keegi jääb hätta selles osas, et kuidas see nurk alfa tuleb siin ligikaudu 46,57 kraadi. kas selle hetkel on kogu selle asja kohta küsimus, et kuidas ma jõudsin lõpuks selle nurgani? kas kõikidel on kalkulaatori kasutamine käpas? või kuidas? et öelge siis, kui ei ole. ja siis leiame lahenduse. aga tundub, et on. vähemalt sellise sõnumina ma võtan seda vaikust. Siis nüüd, kui see nurk on olemas, siis kuhu edasi? kas meil on ideid? nüüd ma juba näen võimalust, kuidas me saaks selle BD kätte. see, mida küsitakse. BD saame nüüd hästi mugavasti kätte. miks me saame koosinust kasutada? mida? oota, üks pakkumine oli siinusteoreem. kas sa pakud koossinusteoreemi? või mis koosinust sa mõtled? kas me ei saa seda kasutada? me sõidame lihtsalt teised arvud sinna. uuesti koossinusteoreemi. jah, teil on nurk ju olemas. ainuke tundmatu, mis meil on DB ja siis see on ainuke tundmatu, mis meil jääks sinna valemisse ja siis me saaks. enam paremini ei oleks saanud öelda. täpselt nii, et siinusteoreemi siin ma ei saaks kasutada sellepärast, et ma ei tea hetkel seda nurka siin. muidu oleks siinusteoreem parem variant, noh kiirem lihtsalt. aga see nurk on meil hetkel teadmata. me saaks selle nurga ka välja arvutada, kui meid väga kotiks, aga miks minna ümber nurga, kui saab otse juba BD-ni kasutades koossinusteoreemi, ehk siis
jah, seega me pole ühtegi nagu ülesande vastust veel isegi kätte saanud, aga me saame juba 2 korda koossinus-teoreemi kasutada. Kui see ei ole teile sõnum, et koossinus-teoreem on oluline, siis ma ei tea, mis on. Koossinus-teoreem on üpriski oluline asi. Aga mida Gustav mõtles? Ehk siis, kas ma saaks mingi muu värvi? Palun, siin õnneks värve on. See kõik PD on. Kõik PD. Nüüd viime enda mõtte siia kolmnurka. See väiksem kolmnurk. B, C, D. Kui me nüüd selles kolmnurgas siin kasutame koossinus-teoreemi, siis lähtuvalt sellest küljest siis alfa. Siis ta näeb välja midagi sellist, et 5 ruudus võrdub BD sulgudes ruudus pluss 4 ruudus miinus 2 korda BD korda 4 korda koossinus alfa, mis on siis 46,57 kraadi. Ümaralt. Ja nüüd on meil ainult PD. Mulle endale meeldiks panna siin PD asemele mingisuguse muutuja. Näiteks oletame, et teeme nii, et PD on võrdne X-iga. Siis on just mugavam arvutada. Et siis ma ei pea kogu aeg 2 tähte panema, et seda ühte külge nagu kirjeldada. Kui ma ütlen, et PD on võrdne X-iga, siis on mul lihtsalt, mugavam. Vähem kirjutamist. Aga arvutame jälle, ehk siis see PD ruudus siin on X ruudus ja siis siin on ka PD asemel X. Arvutame nii palju välja kui võimalik, ehk siis 25 võrdub X ruudus pluss 16 miinus siis 8X-i, see on see 2 korda 4 siin, teeb 8 kokku ja siis veel koossinus 46,57 kraadi. Nii, ja ma näen, siin on tekkimas ruutvõrrand. Ehk siis hetkel veel see olukord siin teeb ka natukene ebamugavamaks selle arvutamise. Sest koossinus 46,57, ta ei tule ju mingisugune, ta ei tule täpne väärtus. Ehk siis me saame jällegi umbkaudse vastuse. Kui ma viin ta võimalikult ruutvõrrandi kujule, kui saab, siis on natuke kodusem tunne äkki. Ehk siis ma võin selle 25 nagu teisele poole võrdusmärki, aga samal ajal flipin kogu selle asja nagu pea peale. Ehk siis X ruudus miinus 8 korda koossinus 46,57 kraadi X-i, see on siis see liige siin. Ja mis siis siit tuleb? Miinus 9 tuleb kokku. 16 miinus 25 või 11 või? Ei, 1. Oota, mis siis see? On ikka 9. Siis kogu see asi võrdub 0-ga. See kui üpriski kole ruutvõrrand. Üpriski kole, aga peaks olema õige. Vähemalt esmapilgul peaks olema õige. Ja nüüd siis ei taha seda hetkel selles ruutvõrrandis A on võrdne 1-ga, B on võrdne miinus 8 koossinus 46,57 kraadi. B liige on hästi kole nagu.
nii et see on võrdne -9-ga. see on nagu, ta näeb hästi kole välja, ta ei ole sugugi mugav. aga tegelikult see on täiesti tavaline ruutpõrand. no kurat, et see edasine arvutamine oleks meil natukenegi silmale ilusam. siis arvutame selle B-liikme ka umbkaudselt välja. kui palju ta siis umbes tuleks, okei. tuleb hetkel siia siis 5,5 ümaralt. siis oota, kas ta on positiivne või negatiivne? negatiivne ikka. -5,5. ja nüüd on meil ruutvõrrandit natukenegi mugavam arvutada. kuidas see 5,5 tuli sellisele arvukus koosiinusega? hetkel ma lihtsalt oksisingi kogu selle asja kalkulaatorisse sisse. -8 korda koosinus 46,57. ehk me kasutame seda arkuskoosinut ainult siis, kui me tahame seda nurka nagu leida. hetkel meil on nurk olemas, seega me saame selle asja välja arvutada. et nurk on olemas. ainult nurga leidmise jaoks kasutame seda arkuse värki. ehk siis seda second funktsiooni. no vot. ja nüüd on vaja siis see ruutvõrrand ära lahendada. see 5,5 tuli nagu päris, ta tuli suht ilusasti, ta tuli -5,4997. no see kõlab täpselt selliselt, et siin ongi nagu mõeldud seda 5,5-ks. et tõenäoliselt, kui me siin ümardasime, siis natukene kaldusime 5,5-st kõrvale, aga noh, see on väike detail, aga kuidas ruutvõrrandi lahendi valem kõlas siis? kes seda mäletab? seda võiks mäletada. ma panen praegu selle lühikese versiooni sellest ruutvõrrandi lahendi valemist, sest et ma ei taha tahvlit liiga kirjuks teha. siia tuleks siis 5,5 pluss miinus jagatud 2-ga. selle juure aluse osa. aga nüüd siis selgub, et kas siin tuleb päris kole see. mis ei ole alati, see ei ole nagu tore. kui see juuralune vastus nii kole tuleb, aga hetkel. nii võib täitsa olla. ma hetkel kahtlustan natukene seda, et sellel ülesandel on mingisugune lahenduskäik, mis on ka nagu ilusamate arvudega. hetkel me oleme päris palju juba ümardanud. Ümardamine pole kõige parem asi, mida ülesande keskel teha. aga mis te juure see saite umbkaudselt? juure alla. või siis juba see kogu see juure osa? ruutjuur 122 jagatud 2. tule see meelde, see joon siis 2 murd jah. ruutjuur, ma sain 206, ruutjuur 265 kahendikku. mis värk sellega on? kas keegi saab jälle? oota, mis sa said? ruutjuur 265 kahendikku. ma sain ka, jah, okei. äkki siis on see ikka. oi jah, noh, okei. olgu nii. ma panen hetkel siia selle täpse vastuse. ta on natuke kole, aga nüüd siis x1 ja x2 arvutamine on siis selle võrra natuke täpsem, ehk siis 5,5 pluss ruutjuur 265 kahendikku jagatud 2-ga. noh, see x1 täpne väärtus on siuke. aga õnneks ülesanne ei palu arvutada täpset väärtust, mis on tore. seega me võime ümardada, et see on siis noh, paneme, et on näiteks 6,8 või siis 6,82.
nii, mis siis see teine miinusega variant teeb meile? Miinus. Noh, ta tuleb siia umbes -1,3, mis meile ei sobi. mis seal ruutuga on? ruutjuur 265 ja kogu see asi jagatud 2-ga oli juure all. No siit tuligi lõpuks välja siuke asi. no jaa, mis seal seda on? Oota, kohe ütlen sulle. 5,5 ruudus miinus 4 korda 1 korda 66,25 vist. jah. ehk siis juure alla, kui need A, B ja C. Ma unustasin, et 5,5 peab olema ruudus. jah. ehk siis X2 meile ei sobi. mind väga huvitab nüüd, et kas see vastus on ka õige või? jaa, vot see täpselt siuke või? 6,8. okei. seega me kuidagi jõudsime õigesse kohta, kuigi see lahenduskäik ei olnud kõige, mulle endale ta ei meeldinud, sellepärast et me ümardasime juba nurga leidmisel ja siis veel see ruutvärandi lahendi, see oli ka kahtlane. aga jällegi, lahenduskäigu mõttes on kõik õige. ma enda eksamil, mul oli ka siuke olukord, kus ma ümardasin päris mitmes kohas, aga sain ikkagi kõik punktid kätte, et nagu ümardamine on lubatud. aga nagu ärge liiga lõdvalt ümardamisse suhtuge, et pigem vältige seda. ja kui võimalik, siis jätke ikkagi nagu 2 komakohta sinna nurgale või küljele vähemalt alles. et ärge päris kümnendikeni ümardage vahevastusel. aga kuidas me siis AD leiame? BD on olemas. see on hästi meeldiv. aga ma isegi ei ole ju muusikat pannud, see on ju probleem, mida mitte keegi ei ütle mulle. miks ma pean ise selliste asjade peale tulema? ma üldse nagu kurat midagi on puudu. nii, aga oota, kuidas me AD leiame? see on nüüd siuke vastus, et siin ei pea eriti palju mõtlema. Krislin, ütle vastus. lahutama 8 miinus 6,8 sul on õigus. et lihtne matemaatikas nii, et kui meil on midagi leitud, siis me saame seda midagi kasutada, et leida midagi uut. ja praegu on täpselt nii. et me saame kasutada seda külge BD, et leida siis AD. mis peaks olema joonise peal. arvuti ei taha ära ühendada selle kõladega. konjaktid. mul üks täiega üks laul meeldib. ma pean seda laulu teile laskma. see on nii kuidagi tore. üritan aru saada, kui valida peab olema. nii, aga Rasmus, tunned ka midagi? nagu testiks mingit narkootikumi, tunned midagi või? ma pole arutada, kas ma tahan. nojah, see muidu seal pakendi peal on kirjas, et nagu üks doos on 2 nätsu tavaliselt, et nagu see võrdub umbes 1 kohviga. seega me võtsime 1, on ju, sa võtsid ka 1. seega me võtsime suht väikse doosi. me peame doosi suurendama. et oleks mingi hea hitt. nii okei, igal juhul. ma kustutan selle siit ära. (6,8) on see BD, järelikult BD on võrdne 6,8-ga senti või? järelikult AD on võrdne siis AB miinus BD
ehk siis 8 miinus 6,8 teeb 1,2. ja ongi tore. ja me oleme esimese küsimuse ära vastanud ja me kulutasime enda eksamist pool tundi sellele. et jah, eksamil peavad need asjad kiiremini käima natuke. aga siin harjutamise käigus on tempo madalam. nii, mis siis, kuhu edasi? nii palju on meil olemas, ma panen selle siia ka kirja. AD võrdub 1,2. ehk siis nagu koosinusteoreem, ma ütlen teile. aga oota, punkti B kaugus sirgest, millel asub kolmnurga ABC külg AC, okei. kuna ma filmin, siis ma ei saa kedagi paluda tahvli ette tulema, väga tahaks, aga mida see tekst siis tahab öelda? punkti B kaugus sirgest, millel asub kolmnurga ABC külg AC. nii nagu pikk ja logisev selgitus. ühesõnaga, mida see tekst mõtleb? ta mõtleb seda, et see külg AC, et on nagu üks pikk sirge. üks pikk sirge ning no kurat, see külg 4 on täpselt vale koha peal hetkel nagu. ma nüüd üritan aru saada, et me tahame punkti B kaugust sellest sirgest, aga praegu see külg läheb siia nii otse nagu risti, et kuidas ma nüüd näitan seda, et aga kas sa ei saa kasutada seda keskpunkti selles AC-le? punkti B kaugus sirgest, millel asub kolmnurga ABC külg otse. aga see, sa mõtled seda AC keskpunkti, jah? aga see punkt siin, ehk siis sa tahad väita, et otsitakse seda kaugust, noh, B-ni siis siia. Ükskõik kuhu sa liigutad, see on erinev kaugus. jaa, sul on väga hea point, et aga kuidas siis saab vastus olla ainult üks kindel vastus? ma arvan, et see ei ole nagu see, mis sa liigitad, et seest läheb see nii-öelda edasi. et see terve puutuja on ka lihtsalt AC ainult sellest ja siis võtad lihtsalt selle keskmise. Tundub loogilisem. selle keskmise, et No kui me otsime millegi, keskpunkt. kui me otsime millegi kaugust millestki, siis me otsime tema nagu, võtame tema keskmise osa või? olgu, kas kellelgi on vastuväiteid? või siis otsimegi selle, see tunduks nagu loogiline, onju. tahetakse mingit kaugust, no ma võtan siis tema keskme nagu, et sealt ta nii kaugel ta ongi, onju. aga minul on üks vastuargument. kuidas seda nagu selgitada? mõtle selle peale, et kaugus, mingi kaugus millestki. oletame, et mul on üks linn. siin on mingisugune linn. oletame, et siin on üks linn. ja oletame, et see on siis nagu linna piir nii-öelda hetkel, see ring. ja oletame, et siin on mingi teistsugune linn. ma ei tea, et see on linn 1, see on siis linn 2. kuidas ma siin joonise peal näitan, et kui kaugel need linnad teineteisest on? kas ma võtan keskmise või nagu, mis see nagu, kui ma küsin, kui kaugel need, oletame, et seda, noh, mis see nagu kahe linna vaheline kaugus on? üks loogika tahaks jah öelda, okay, ma saan aru, mis sa tahad öelda sellega. saan, mis ma tahan öelda? seda, et sa võtad nii-öelda linna piirist linna piirini. jah, ma ütlen öelda seda, et nagu see kõige lähim. aga kui ma sõidan siit praegusest kohast, kus ma olen, Tallinnasse, Koplisse, siis ma ei saa arvestada ainult linna piiriga, vaid sellest, et see linna piirist Koplini. tõsi, kui sa sõidad Koplisse, aga kui sa sõidad linna piirini, vaatame. see, ma küsisin kuidagi selliselt, et kui kaugel need linnad teineteisest on. et jah, ma saan aru, et see ei ole nagu kõige ideaalsem. see ei ole kõige ideaalsem näide, aga ma tahan öelda seda, et matemaatikas ka, kui küsitakse mingit kaugust millestki,
siis võetakse seda nagu kõige lühem kaugust. kõige lühem, et see on see õige vastus. see kõige lühem variant, see on nagu otse linnulennud. kas vastus on siis juba olemas meil või? ei ta kus et see BC on lihtsalt 4 senti ja mingi kõik. no kui sa tõestad ära, et see on see kõige lühem, et nagu jah, hetkel nüüd arutame seda, et mis on siis nagu, kuidas me määrame seda, mis on kõige lühem või nagu kuidas me saame kindlad olla, et see, mida me otsime, et see on kõige lühem. et nagu lühemat varianti ei ole olemas. hetkel ma kusjuures, kui ma seda joonist vaatan, no jah, see BC, ta näeb väga sihuke välja, et see ongi see kõige lühem kaugus. aga ma tegin selle joonise suht käsitsi. siin ma ei ütleks, selle õige joonise peal ma ütleks, et see BC ei ole kõige lühem. siin mulle tundub, et seda peabki nagu pikendama, seda sirget. ja siis tegema mingi siit, mingi joone. midagi sellist, mis läheb nagu kolmnurgast välja. aga hetkel selle joonise peal tõesti see õige kuju ei tule nagu välja. võib-olla ma veits korrigeerin seda olukorda. et vaatame, et natukene korrigatsiooni, mis see oli, 6, 4, niimoodi, noh, ta ei ole veel, noh, nüüd ta juba enam-vähem klapib sellega, mida ma näen, aga ma tahan jõuda selleni, et kõige lühem pikkus on see pikkus, mis on risti. Nii-öelda, ehk siis, kui tahetakse selle punkti B kaugust sellest AC nagu sirgest, siis ma pean võtma siit punktist B lõigu, mis on risti selle sirgega. et siin tahetakse seda, see on see mõte. see on see mõte, et no, seda tasub endale meelde jätta, et kõige lühem kaugus millestki on alati see, mis on risti. siis mingisuguse sirgega või lõiguga või millega iganes. et jah, see on alati, see on nagu kindel värk. mida, kas see tundus praegu nagu oli loogiline või? ehk jah, selle ülesande mõttes siis ebamugav oligi see, et ta läheb ilmselt kolmnurgast välja, nagu see kaugus siis. aga sellepärast see ülesanne tahabki rõhutada, et punkti B kaugus sirgest, millele asub kolmnurga ABC külg AC. ehk siis ta ütleb, et see AC on nagu sirge. ta ei ütle, et leia kaugus B-st kuni AC-ni. sest noh, see oleks tõesti see BC, see oleks õige vastus. aga kaugus selle sirge vahel, sirge on lõputu. sirge läheb siia lõpmatusse ja ta läheb siia ka. me tahame selle sirge kaugust punktist B. hästi väike detail, aga fataalne. et hästi oluline. ehk siis ma ei tea, küsitakse mingit kaugust, ma ütlen, et see on näiteks Y. siis ma peaksin ülesandes ütlema ka, et olgu punkti B kaugus sirgest, millele asub kolmnurga ABC külg AC, Y. et olgu see kaugus Y. et olgu küsitud kaugus Y. ja kuidagi on väidetavalt seda võimalik siis välja arvutada. Okei, mul on idee, aga ma ei ütle teile. mõelge ise välja. äkki Rasmus, sul on ideid? nagu ma alati nagu, kui midagi küsitakse, siis ma otsin mingeid kujundeid, sest kujunditest kehtivad reeglid ning ma näen hetkel enda silme ees, et mul on siin üks täisnurkne kolmnurk. millest üks külg on siis kaatet või see hüpotenuus on 4, kaatet on Y ja siis siin on veel mingisugune
väike lõik. ja ma ei tea. ütleme, et ta on näiteks, mis on hea täht. mis tähed sulle meeldivad, Rasmus? X. X on juba võetud. X oli meil see PD. mis täht sulle veel meeldib? E. Oi. vaatame, et see väike lõik on E. ja nüüd ainukene asi, mida me selles, ma teen äkki mingi eraldi joonise ka veel siia. natuke, mis kirjeldab seda olukorda paremini. see on Y, siin on 4, see on E. ning meie otsime Y-t. meil ei ole hetkel teada mitte midagi peale selle, et selle kolmnurga hüpotenuus on 4. mitte midagi muud meil teada ei ole. seega ei no variante on palju, aga mõni on parem kui teine. kuidas siin mõelda? Rasmus, kus sul mõte, kas mõte jäi kuskil mingi hea idee taha kinni ka või on see õng seal veel vees? see vist nagu teine nagu, mõtle sellele, kas see teine nurk võib-olla äkki ei ole ka 90 kraadi. see siin või? jah, vist ei ole. no see on kahjuks võimatu. kui see oleks ka siis siin 90 kraadi, siis oleks tegemist nagu ristkülikuga. siis oleks 2 täisnurka kõrvuti. et ta peab ikkagi kolmnurk olema, jah. et me peame nagu midagi kätte saama kuskiltki. Siinusteoreemiga või? sa mõtled selle 4 ja see täisnurk sinna? et kuidagi saaks nagu, jah, selles suhtes, et hetkel siis siinus 90, ärge teie kirja pange. siinus 90 jagatud 4-ga, millega ta siin siis võrduks? me ei tea ühtegi nurka veel. siinusteoreemis on meil vaja kas siis 2 külge ja 1 nurka või siis 2 nurka ja 1 külge. hetkel on meil teada ainult 1 nurk ja 1 külg. seega ma ei oska siia siinusteoreemile siia 1 nurka panna ja siia 1 külge. see on nagu puudu hetkel. 2 asja on siinusteoreemist puudu. kui me saaksime, kui me kuskilt saaks mingi nurga kätte, siis me saaks kasutada seda. aga hetkel me ei tea seda nurka ja me ei tea seda nurka siin ka. seda ei tea, seda ka ei tea. ei, kui see nüüd täisnurk või kolmnurk. jaa. siis tal kehtivad need veits lihtsamad valemid on ju. siinus alfa võrdub A jagatud C-ga, siis on ikkagi 1 tundmatu ju. näiteks siinus alfa, aga mis on alfa? no ütleme, et 90 kraadi. 90 kraadi on ju. nii, ja siis A jagatud C-ga. jah. jah, aastas kaetud jagatud hüpotenuusiga siis. ehk siis palju Y jagatud 4-ga siis. ei, sorry. ega vastas ka siis peab koos siis. ei, jah, koos sinust vastava, sorry. nagu proovime. ei või, jah, lähiskatet jagatud hüpotenuusiga. jah, siis peab olema okei vist. nii. Lähiskatet. jah, mis iganes täht see seal. E või? no, või Y? vahet ei ole, ükskõik kumb neist jagatud 4-ga siis. okei. oota, koosinus oli jah, lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga on ju. jah. no ma võtan Y-i näiteks. jah. jagatud siis 4-ga, mis on hüpotenuus. jah. ning siis kas siin tuleb mingi vastus või?
ei tule? ma ei tea. jah. null. no siis ta on. ta on 0 seda külge ei eksisteeri. nagu hetkel natukene nagu oleks. oota, aga miks seda teha ei saa? üheksakümnest kraadist sellepärast. ja ma saan su mõttest jumala hästi aru, et koosinus on ju lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga. aga see on sellepärast, et see on 90 kraadi, siis sellepärast ei saa vist teha. jah, et hetkel need valemid, mida sa selgitasid, need töötavad ainult nende kahe nurga teadmise korral. meil on vaja ühte nendest nurkadest. aga muidu, hea mõte, meil on üks päev, sa nägid nurka, mõtlesin, et davai, koosinus läheb, aga hetkel jah, kahjuks see 0 ei ole see. et jah, mõte oli õige, aga üks koht, mis su mõttes oli veel huvitav, et sa jõudsid ise ka mõttega sinna välja, et ei ole vahet, et sobivad mõlemad on ju sinna lähiskaatetiks, mis sa mõtlesid on ju. aga see on ka nagu, et mis asja, mõlemad sobivad või? kas siis vastus, ühe külje vastuseks on 2 erinevat mingit tulemit, no võib-olla. aga jah, see oli ka, see on ka siuke red flag koht. et tavaliselt nendes koosinuse ja siinuste valemites ikka see on ainult üks õige viis, kuidas seda murdu nagu koostada. et mitte kunagi ei ole 2 võimalikku varianti, ainult üks kindel variant. aga noh, oleme siis back to square one. mis teeme? oleme välistanud mingeid asju endale. see on mingi coast down muusikaga. noh. mis sa Ojamets mõtled? ma ei tea, ma ei saa aru. see on huvitav onju. et ma ütlen teile vihjena nii palju, et üritage saada midagi. kas me saame kuidagi kasutades seda varasemat kolmnurka nagu ära, et kas me saame siit midagi nagu leida, mis aitab leida midagi sealt? see nurk. jah, see nurk jah. aa jah, see nurk. ma olen nõus. et see on siin. ehk siis kui me leiame selle nurga, mis see siis annab meile? oletame, et see nurk on näiteks, ma ei tea, beeta. Beeta. mis me saame? oletame, et meil on see beeta teada. kuhu, mis see meid edasi aitab? saad selle e-nurgali. selle siin jah? kuidas? sa lammutad selle 80. täpselt nii. see nurk siin on võrdne 180 kraadi miinus beeta. miks 180 kraadi miinus beeta? kus see loogika on nagu? kolmnurkades ei ole. praegu ei ole see kolmnurkade summaga eriti seotud. tähendab, see 180 kõlab nagu kolmnurkade, sisenurkade summa, aga hetkel see 180 ei tule kolmnurkade sisenurkadest. kust see 180 hetkel tuleb? ma teen teile huvitava küsimuse. kui suur on see nurk siin? 180 jah, see nurk siin on 180 kraadi. ning siin on täpselt sama olukord. see sirge on 180 kraadi ning hetkel siis sellest sirgest see on siin beeta. ning see siin on siis 180 kraadi miinus beeta. ja nüüd on meil beetat vaja. seega me ei saagi enda uuest kolmnurgast kohe hakata midagi lahedat tegema. peame minema ikka vanasse kolmnurka tagasi. midagi teha.
seega, aga õnneks nagu meil on juba päris palju asju teada, onju. mis meil selle, noh, meil on, ma kahjuks ei mäleta, mis see suurus siin oli, aga meil on alfa teada. noh, tähendab, kuna meil on kõik küljed sellest kolmnurgast teada, siis me saame ju selle beta leida ühel või teisel moel. noh, mis siis see viis on? missuguse asjaga me selle beta saame, kas kellelgi on ideid? üks variant on tõesti koosinusteoreem. aga ärme palun enam tee seda, sest me oleme seda juba 2 korda täna teinud. ja nüüd on meil siinus ka variant, sest meil juba see nurk on ka siin teada. ehk sest me teame 2 nurka, beta ja alfa. ai, sorry, me teame 1 nurka, me teame alfat, betat ma otsime. me teame 1 nurka ja me teame külge, millele see alfa vastab. ja me teame ka külge, millele beta vastab. ehk siis hetkel see siinusteoreem näeks välja midagi sellist, et siinus beta jagatud 8-ga võrdub siinus alfa jagatud 6-ga. aga tuletage mulle meelde, mis see alfa väärtus oli? 6,57. 6,57 kraadi, väga kena. ja siis siinus beta võrdub 8 korda siinus 46,57 kraadi jagatud 6-ga ja siit tuleb mingi kole vastus. siit tuleb mingi kole vastus, seega ma ei tahagi seda koledat vastust välja arvutada. ma tahan kohe seda koleda beta kätte saada, et siis ma ei ümarda 2 korda. seega, et seda nurka beta siin kätte saada, ma tooksin otse kalkulaatorisse sisse sekund, siinus ja siis kogu see kole asi siin. seega 8 korda siinus 46,57 jagatud 6-ga. kui te saate mingi väga kahtlase nurga, siis vaadake uuesti enda seda ülesannet, aga hetkel jah, joonise pealt tundub, et see beta peaks tulema, noh, ta peaks 90 kraadile päris lähedale tulema. hetkel ta tuleb siia 75,53 kraadi. ja nüüd ma märkasin midagi tähtsat. kas keegi märkab veel? aga millele sa tähelepanu juhid? No, mina sain, et see nurk beta on 104 kraadi, 104,5 ja siis ma lootsin 180 ja siis ma sain 70. huvitav, kuidas su kalkulaator ütleb sulle 104? Ma ei tea, aga ma sain lõppkokkuvõttes 4 aastat. sa siis väidad, et see nurk siin on ei, ma küsimus? läksin selle nurk seest, see suurem on. jah, et sa said, et see beta on 104 on ju? Jaa. see samune siin. Jaa. sul on õigus tegelikult. sul on õigus. sul on õigus. see on siis see vastikum variant, ma nüüd natukene veedan siin hetkel aega. aga kus on hetkel nagu error? kus on see, et loogika läheb ühtepidi, aga meie vastus läheb teistpidi? mõte on selles, et see nurk siin ta on nürinurk. ta on nürinurk, mis tähendab, et ta on suurem kui 90 kraadi. kust ma tean, et ta on nürinurk? ma tean seda sellepärast, et ma tean seda sellepärast, et siin kohe kindlasti nürinurka olla ei saa.
sellepärast, et siin üks nurk juba on 90 kraadi. Teine nurk ei saa olla üle 90 kraadi, sest see oleks juba nurkade summa puhul üle 180. Ehk siis see nurk ei saa olla nürinurk. Mis tähendab seda, et see beta, mis me arvutasime, ei saa olla see 75,53. Ning väga huvitav, et kuidas su kalkulaator andis sulle siis 104? ei, ma leidsin selle enne, kui ma ise tegin seda esimest. Okei. Lihtsalt lahutasin 180 ära. No sa lahutasid selle 180 ära. Kuidas sa jõudsid 104-ni? Ma ei saa aru. Ma tegin kooslusteoreemi täiesti alguses. Okei, tohi. Olgu. 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 Olgu nii. Nüüd ma üritan enda peas nagu kaaluda seda, et kas minna seda rada pidi või minna teistsugust rada pidi. No pigem tahaks seda põhjalikku rada pidi ikkagi minna, sest et kui ikkagi teha, siis teha korralikult, ma usun. Ehk siis, millele ma tahan siin nüüd tähelepanu juhtida. Kui me leiame mingisugust nurka, mis on siis nürinurk, nagu hetkel see ABC, siis me saamegi tema esialgseks tulemuseks, kui me teeme seda lihtsat viisi, saame mingisuguse teravnurga. Et alati selle lihtsa arkussinusega me saame alati teravnurga vastuseks. Aga nüüd tuleb natukene crazy't asja teile. Ma tahan, et seda crazy't asja natukenegi lihtsamaks teha, siis arvutame selle ligikaudse väärtuse siin välja. Muidu ta läheb väga koledaks pealt ära. Mis ta umbes tuleb? Arvutame siin mingi 4 koma kohta, tuleb olema hästi täpne. 0,9683. Ma ei tea, kas te mäletate, aga mis oli see siinuse nurkade leidmise valem? Selle jaoks oli siuke kole valem nagu -1 astmel n korda arc sin pluss siis n korda 180 kraadi. Siis n pidi kuuluma ratsionaalarvude hulka. Et siin on üks fancy meetod on, kui me tahame leida nürinurka sellest siinuse beta võrrandist hetkel. Ning kuidas ta siis välja näeb hetkel? Oota. Ma arvutan siia selle ligikaudse variandi. Ehk siis, kuidas sellest valemist see asi nagu siia tõlgituna välja näeb. -1 astmel n korda, siis nüüd tuleb see ligikaudne nurk, 75,53 kraadi, siis pluss n korda 180 kraadi. Kas kellelegi tuleb see varem nagu tuttav ette? Ja, see on see fancy valem. Ning nüüd, kuidas me jõuame siis selle nürinurgani, see, mida me juba alguses tahtsime otsida. Me jõuame temani siis, kui me hakkame n-idele mingeid väärtuseid asemele panema. Näiteks ma ütlen, et n on võrdne, noh, alustame näiteks 1-ga. Siis sellisel juhul beta 1 oleks siis n-i astmel siia n-i asemele paneme -1, -1 astmel n ehk siis 1 korda 7,53
75,53 kraadi ja pluss 1 korda 180. niimoodi, ja nüüd siis saan selle siin välja arvutada. Tuleb siis -75,53 kraadi ja pluss veel ka siis 180 kraadi. nii, okei. Kas me jõuame siin mingisuguse vastuseni, mis võiks olla tore? Kas ta tuleb nürinurkne vastus? Õnneks tuleb. Noh, siin isegi ei pea ümardama. Tuleb siin täpselt siis 104,47 kraadi. Jõudsimegi selle 104-ni samuti. Ehk siis Ojametsul oli sama selle. Jah, täpselt nii. Ehk siis need trigonomeetrilised asjad on natukene vastikumad siis, kui me otsime nürinurka. Kui me otsime nürinurka, siis on need natukene vastikumad. Jah, et siis peab tegema seda fancymat varianti. Aga nüüd kui me oleme jõudnud siia ilusasse kohta, kus me saame öelda, et beta on võrdne sellise nurgaga, siis kui palju on see nurk siin? 75,53. Jõudsimegi sinna samasse kohta tagasi, kus me nagu enne olime. Et justkui me oleks saanud mõelda, et me arvutasime hetkel seda teravanurka siin. Aga noh, loogika ei läinud seda rada pidi. Kuigi meil oli justkui see vastus nagu käes. Võib-olla teil tekib nüüd mulje, et mis asja, meil oli vastus juba käes. Tegelikult, noh, kui teie mõte oli õiges kohas, siis oli küll vastus käes, aga mul ei olnud vastust käes. Mul oli mõte ikkagi selle beta peal, et mul oli vaja betat leida. Seda nüridat nurka. Vot, aga äkki nüüd sa, Gustav, saad särada enda ideega, et kuidas me leiame selle Y-ki. Sest et nüüd on meil midagi selles kolmnurgas olemas. Midagi, mida sa enne tahtsid väga. See nurk on meil olemas. see koosinust. Ei. Siin. Oletame. No. Jaa. Ütle mulle. Siinus siis 75,53 kraadi. Võtub Y jagatud betaga. Ma olen nõus. Ma olen nõus. Ma olen nõus selle asjaga. Sinus 75,53. Kuhu ma olen siin ümardada? 3,9 äkki. 3,9. Kas see ka make ib sense? No, ma arvan küll. Võiks olla küll midagi 3,9 kanti. Ning kas see on ka õige vastus või? Siis kui sina said, siis on õige. Mis vastuseks said?